Tere hommikust! Kratid on eestlastele ikka väga meeltmööda olnud ja nüüd on meil digikratid, kes lahendavad kõiksugu ülesandeid ja meie eesmärk on mitte anda neile sellist ülesannet, et ehitage leivast redel, vaid et nad teeksid midagi mõistlikumat. Meie konkreetselt uurime, kuidas neid saaks rakendada vanade sõnaraamatute uurimisel ajaloolises leksikograafias. Miks me seda teeme? Me esiteks kaardistame Eesti vana sõnavara ja teiseks me loome tausta selleks, et ühel heal päeval saaks võimalikuks Eesti sõnade kohta vanade esinemuste kajastamine üldkeele sõnastikus. Ja veel üks eesmärk on see, et kui me võtaksime praegu kätte mõne vana sõnastiku, näiteks Johannes Kutzlaffi 1648. aasta sõnastiku, et me siis leiaksime sealt selle sõnastiku nüüdisvasteid. Või teha vastupidi, nii nagu äsja ilmus Eesti piiblitõlke ajalooline sõnastik, võiks teha ka Eesti leksikograafia ajaloolise sõnastiku. Nii et neid võimalusi on palju ja vajadus seda vana sõnavara kaardistada on ilmselge. Keelemudeleid on rakendatud sõnavara uurimuses ja leksikograafias päris tükk aega juba. Meie tegime oma esimesed katsed mudelitega, OpenAI mudeliga GPT-4o, Claude 3 Opus ja Gemini 1,5 Pro. Need olid tol hetkel ehk siis eelmisel sügisel parimad saadaolevad kommertskasutuses mudelid. Need ei ole vabavaralised mudelid, aga nad oskavad eesti keelega päris hästi hakkama saada. Ja materjaliks valisime Eesti esimese sõnastiku, Stahli 1637. aasta saksa-eesti sõnastiku ja järgnevad Kutzlaffi, Kösekeni, Westringi, Helle ja Hupeli sõnastikud. Me tegime nende keelemudelitega 3 katset. Püüdsime aru saada, kui hästi keelemudelid oskavad tänapäevaseid sõnakujusid ühendada vanade Eesti sõnakujudega. See konkreetne katse puudutas ametinimetusi. Teises katses püüdsime vaadata, kuidas keelemudelid saavad hakkama Kutzlaffi lõunaeestiliste sõnadega, nende ühendamisega siis nüüdiskujudega mõlemas suunas. Ja kolmandas katses vaatasime peamiselt vaimuliku kirjanduse taustaga laensõnu Stahli, Kutzlaffi ja Kösekeni sõnastikest. Taaskord püüdsime aru saada, kui hästi keelemudelid saavad hakkama nende vanade sõnakujude ühendamisega nüüdissõnadega. Esiteks sellest vanade ametinimetuste katsest. Valikus oli 6 sõnastikku ja andsime keelemudelitele ette 30 raskemini äratuntavat sõna. Raskemini äratuntavat selles mõttes, et nad ei oleks tänapäevase keelekõneleja ega ka keelemudeli jaoks nii läbinähtava tähendusega. Näiteks rakkel, timukas või nikker, siis tisler või ammugi mitte müütnik ehk tölner, tolliametnik. Ja kõigepealt püüdsime küsida, et palun leia vanadest sõnastikest vastajad sõnadele kohtunik, varas ja hirsnik. Kas keelemudel sellega saab hakkama? Kui saab, siis lähme edasi. Ja katse seisneski selles, et keelemudel pidi leidma nendele sõnadele vasted. Ja tõepoolest nad leidsid seda, et need katsed olid edukad, keelemudelid suutsid üles leida küll, et kohtunik on sundija, varas on küünamees ja hirsnikuga läks natuke keerulisemaks.
Kõige paremaid tulemusi andis Anthropicu mudel Claude. GPT-4o jäi natukene tahapoole ja kõige napimaid tulemusi andis Google'i Gemini mudel. Teiseks, lühidalt Kutzlaffi katsest võtsime siia 54 sõna. Nende seas oli selliseid sõnu, mis langevad kokku tänapäevaste kujudega nagu kirp või laisk, siis selliseid, mis olid pisut erinevad kirjaviisi poolest tänapäevastest sõnadest, haud, meri, panema ja ka täiesti erinevaid lõunaeestilisi sõnu, nagu näiteks häilmo ehk õisik. Ja andsime keelemudelile ülesande leida tänapäeva sõnadele vasted Kutzlaffi sõnastikust. Ja taaskord keelemudelid mitmuses said selle ülesandega päris hästi hakkama ja taaskord selles katses konkreetselt oli Gemini pisut parem kui Claude, aga üldiselt täitsa hästi läks. GPT jäi tahapoole tublisti. Püüdsime ka seda katset ümber pöörata, andsime ette Kutzlaffi sõnad ja küsisime neile tänapäeva vasteid ja me lubasime anda mitu vastet ja veel kommentaare ja kõige enam kommentaare andis Gemini. Ja kõik need mudelid vastasid õigesti kõik mudelid vastasid õigesti peaaegu et poolte sõnade puhul. Eksimusi tehti 6 sõnaga: häilmo, katessas, näutsik, rahk, rebes ja venik. Ja siin oli taaskord, ma ütlen taaskord, sest ka ühes esimeses katses Claude oli täpseim, oli ka siin. Need sõnad korraks ekraani peale ka, siin oli kõiksugu sõnu, nagu mainisime, ja tulemused taaskord palju tõotavad. Ja jätkame vaimulike taustaga laensõnadega. Siit võtab sõna üle Tiina Paet. Nii, et mina räägin siis kolmandast katsest, kus olid siis laensõnad ja selle eesmärk oli siis vaadata, et kuidas keelemudelid on võimelised siduma vanu kirjakujusid omavahel 3 allikast, Köösekenist, Kutzlaffist ja Stahlist ja siis omakorda siis tänapäeva kujudega. Näiteks siis mirrit, mirra ja tänapäeva kuju mürr, et Stahlil seda konkreetset sõna ei olnud. Ja erinevalt siis esimesest katsest me saksa kuju ei andnud, kuna laensõnades on siis palju kokkulangevaid tähti ja see saksa kujuga katsetus oli ka juba esimeses ja teises katses ära tehtud. Ja promptis oli antud siis ka käsk, et mudel annaks selgitusi, et kuidas ta tulemuseni jõudis. Ja materjaliks olid siis sõnad, mis esinesid siis 3 sõnastikust vähemalt 2, et kõige rohkem siis vasteid puudus Stahlis. Ja valimis oli siis minimaalse erinevusega kirjakujud, näiteks siis nagu see pipar ja tema kujud, vanad kujud. Siis teiseks olid siis mõnevõrra erinevad kujud, nagu see äädikas ja etikas. Ja siis väga erinevad kujud nagu väävel, koerasit ja penisit. Et need vasted olid, et ma ei ajanud siin midagi segamini. Ja sisendandmeteks olid siis sõnad, mis siis 3 sõnastikust vähemalt 2 esinesid. Ja ühel juhul oli vaste pärit siis väljaspoolt sõnastikku, see oli siis Stahli palsami vaste, üks kaunis hea, haise ja roht. Siin on siis näha kogu materjal veergude kaupa, esiteks siis nüüdiskuju, teiseks siis Stahli, 3. Köösekini ja 4. siis Kutzlaffi kujud.
ja mudelid said selle materjali siis randomiseeritult, ehk et need read olid segamini aetud ja sisendiks said mudelid siis 4 erinevat faili. Ja päringuskript oli siis kirjutatud nii, et mudel sai need ühe kaupa, sai sisendiks siis nüüdiskujude seast sõnu ja siis otsis igast sõnastiku failist ainult sellele sõnale vaste ja seejärel jätkas siis järgmise sõnaga. Ja katses rakendatud API päringute puhul ei jätnud mudel siis endale eelmist päringut meelde, nagu teeb seda ChatGPT. Ja tulemustest ka kohe, need kõik 3 mudelit leidsid siis õige vastuse 9 sõnale 20. Ja selliseid sõnu siis, mille kõigi vastetega eksisid kõik mudelid, oli tegelikult ainult 2 ja need olid siis ahv ja penning ja see penning, tuleb tunnistada, on tegelikult halvasti valitud sõna, et see ei olegi üldse hea sõna. Ja kokku oli siis õigeid vastuseid 3 mudeli arvestuses 45–90%, sõltuvalt siis mudelist ja allikast. Ja kõik mudelid viisid kokku siis sellised sõnakujud nagu kõikides allikates, kõik mudelid viisid kokku sellised sõnakujud nagu kuningas, pipar, ingel, kurat, aga ka juut, äädikas, raad, trööst ja paasapüha. Nii. Ja sellistest mõnevõrra äädikas ja paasapüha olid siis sellised mõnevõrra erinevad ja trööst tänapäeva kujust erinevad sõnakujud, aga siis need kuningas, pipar, ingel, kurat ja juut, et nende puhul see ei olnud siis üllatav. Et samas muidugi mudelite käitumises tõesti avaldub selline ja nende võimekuses avaldub selline küllaltki suur ebaühtlus ikkagi, et nad suutsid kokku viia näiteks siis sellised keerulised juhtumid nagu väävel ja selle vaste koerasitt ja siis draakon ja pisuhänd ja ka valge mees, aga samas ei suutnud siis ühestada selliseid tänapäeva seisukohast sünonüüme nagu näiteks peeker ja karikas või ahv ja pärdik. Nii, ja siin siis mõned näited ka sellest nendest originaalteostest siis. Et Claude 3 Opus suutiski kokku viia siis väävli ja selle mõlemad vasted, siin on näha siis Köösekeni koerasitt ja veevel ja siis Kutzlahvil penisitt. Ja Gemini ja GPT suutsid leida neile siis ühe vaste. Ja mudelite antud selgitused lubavad siis oletada, et Claude on esmalt väävli vastena tuvastanud selle veeveli, mida on näha siin sellel viimasel real siis. Ma ei tea, kas see toimib või? Jaa, toimib. Siin siis. Ja siis selle draakoni puhul samamoodi on nad siis ilmutanud erakordset andekust. Aga jah, et esmalt on siis kokku viidud väävli vastena siis veevel ja seejärel siis veeveli kaudu siis see koerasitt ja selle kaudu siis leitud see penisitt. Et tundus, et selline loogika seal mudelil siis toimis. Ja siis selle draakoni puhul tõesti sellist siduvat sõna nagu väävli puhul oli veevel või sellist kuju ei olnud. Ja seda üllatavam oli siis, et ta suutis see valge mees, lendva mees ja pisuhänd kokku viia. Nii, aga siis on kokkuvõtete aeg. Ja nagu juba korduvalt mainitud, Anthropic on osutunud kõige paremaks nendes katsetes. Anthropicu Claude, tema täpsusprotsent esimese katse puhul oli lausa 90%, teises katses kuni 81% ja kolmandas katses jällegi kuni 90%. Selle keelemudeli edukus sõltub sellest, milliseid sõnu talle ette anda, mida vähem erinevusi on tänapäevasest kujust, seda täpsem, see on mõnevõrra ka oodatav. Aga see, et tal olid kõikides katsetes
saksa vasted toeks, see oligi see link, mille kaudu nad siis sidusid ja nad teevad seda päris edukalt. Kõikides katsetes ei olnud ju? Kolmandas ei olnud, vabandust. Jah, just. 2 esimeses olid. Et kuidas muidu oskaks keelemudel siduda dev 2-2-V-ga Eesti kopsuga, ega muidu ei oskaks, kui tal saksa lunget ei oleks. Mudelid ei külastanud veebilehti. See oli too aeg, kus veel ei saanud keelemudeleid saata kindlatele veebiadressidele. Püüdsime erinevaid meetodeid, ei õnnestunud lihtsamal moel. Tähendab, oleks saanud keerukamal moel, aga see tähendas seda, et me pidime ikkagi kogu materjali neile ette andma. Mis me edasi teeme? Edasi püüame sõnastikke varustada nüüdisvastetega ja saada näiteks sellised sõnaread, et Kutzlahvil on saksa sõna Knoblauch, Kutzlahvi eestikeelne vaste on Kützelook, Stahlil on sama sõna Küüslook, Kösekenil Kiisloki, Westringil Küüslook ja tänapäeval sama kuju nagu Westringil. Selliste sõnaridade kaudu me jõuamegi sinna, millele ma alguses viitasin, kui ma rääkisin, et meil on suur soov see varasem sõnavara osa ära kaardistada. Ja need katsed siis on meil praegu töös. Ja ma tahtsin veel öelda, see jäi vist ütlemata, eks, et erineva tähenduse ja kirjapildi puhul lähtus mõnikord mudel ainult siis kirjapildist, mis iseenesest ei olnud nagu üllatav minu jaoks, aga samas oli näha ka seda, et mõnel puhul ta siis analüüsis just tähendust, nagu selle pisuhänna puhul, et seda oli siis nagu sellest selgitusest näha. Ja samamoodi on huvitavad keelemudelite kommentaarid. Miks nad ühte või teist vastust andsid? Hästi huvitavaid selgitusi andsid. Jah, neid võib pidada hallutsinatsioonideks kohati ja kohati nad olidki seda hallutsinatsioonid, aga mõningi kord olid väga adekvaatsed seletused sellele, miks üht või teist sõnakuju leiti või ei leitud. Ja lisaks nad olid küllaltki lustakad, oli neid lugeda. Aga jah, et see tuli väga kasuks, et me lasime anda need selgitused, et nendest ikkagi sai järeldada ühte ja teist. Ja me väga tahaksime tänada Eleri Aedmaad suure abi eest. Eleri aitas meie töörühmal kirjutada abipäringuid keelemudelitele ja meie kolmandat autorit Sven-Erikut praegu siin ei ole, aga talle ka aitäh. Tänan. Kuulamast. Aitäh, jõuame küll küsida. Palun, Jüri. Aitäh väga huvitav ettekande eest. Ja ma ei tea, kas nüüd peab nii kõvasti ütlema, aga et minu küsimus oleks, et kas nende keelemudelite abil tekkisid mingisugused kriginad ikkagi selle Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti materjali kokkuviimisel. Et see, mida teie ütlesite TEV ja tuvastasite lunge abil, et see peaks olema Lõuna-Eesti tävü ja et siis keelemudel seda tõenäoliselt ei osanud veel paika panna. Me jõuame sinnamaani. Väga tore. Ja kas te siis arvestate ka natukene alamsaksa, ülemsaksa erinevusi, nagu näiteks mür või mir puhul? Ka sinna jõutakse, tähendab, keelemudelid arenevad väga suure hooga. Praegu, kui küsida Claude'i keelemudelilt, nüüd on juba uuemad mudelid, et palun vormista oma vastus Lõuna-Eesti keeles, siis ta annab Lõuna-Eesti keele mitteoskajale ehk võhikule täiesti Lõuna-Eesti keelsena tunduva vastuse. Nii et väga tõenäoline, et ta nüüd juba teab neid tävüvorme ja äkki oskab midagi muud ka. Võimalused avanevad järjest laiemaks, ehk siis nüüd saab tõepoolest juba keelemudeleid saata tegema päringuid erinevatesse allikatesse, sealhulgas saaks tõepoolest neid saata ka sinu enda sõnastikesse, mis sa oled koostanud päringuid tegema konkreetsete sõnade kohta ja selle baasil vormistada täpsemaid vastuseid. Et need keelemudelite võimekused on pidevas arengus.
et me alustasime neid katseid jah, tegelikult ju eelmisel sügisel, oktoobri alguses ja eelkatseid tegime tegelikult suvel. Et nad tegelikult on juba tükk aega tehtud, et eile siis ilmunud ERÜ aastaraamatus on ka artikkel selle kohta. Et jah, et need katsed või kogu see asi vananeb nagu küllaltki kiiresti ikkagi. Jah, et tuleb ruttu ära vormistada ja ette kanda. See teema on jah natuke nagu värsked saiakesed, et kui kohe ei räägi, et siis juba homme on ta juba vana uudis. Aga et seda tänast tõepoolest meie ettekannet on võimalik pikemalt lugeda ERÜ aastaraamatust. Kas see vastus vastab ära ühtlasi veebist tulnud Mari Juhkami küsimusele, et millega seletada Claude'i siinset tulemust eile räägitud ChatGPT tulemusega? Eks need tulemused eri ülesannete puhul ongi erinevad. Ei saa kuidagi vist öelda, et Claude on konkurentsitult pika puuga teistest ees. Ei, eri ülesannete puhul annavad eri mudelid erineva täpsusega tulemusi ja minu jaoks see ei ole üllatav. Väga võimalik, et mõne konkreetse ülesande puhul tuleb mõni vabavaraline mudel, mõni näiteks Llama vist ei ole vabavaraline küll, aga mõni teine. Et need suured äkki ei ole nii tõhusad. Aga et see jah, ei ole üllatav, et nad eri ülesandeid täidavadki erinevalt. Veel küsimusi? Küsin sellise lihtsa küsimuse, et selles esimeses katses ma ei pannud tähele, et kui te neid protsente leidsite, seal oli 90%, Claude leidis, et kui suur see sõnavara oli, mida te katses kasutasite? Katse oli väga piiratud ulatusega 30 sõna, 5 sõna igast sõnastikust ja see oligi selle mõttega, et näha kõigepealt, kuidas üldse läheb keelemudelitel. Ehk siis tegelikult peaks neid andmestikke suurendama, aga see oligi selline esmane katse, mida nad suudavad. Nüüd jah, võiks ette anda neile 1000 sõnu ja vaadata, kuidas siis läheb. Sama asja võiks korrata. Üks eesmärk oligi üldsegi katsetada, et milline mudel on selle ülesande jaoks konkreetselt kõige parem. Kas küsin ühe veel, et kas artikli kirjutamise ajal oli keegi juba sarnaseid katseid teinud? Sa mõtled nagu vanade sõnakujudega just? Meie ei suutnud tuvastada. Me suutsime tuvastada mõned kirjutised selle kohta, kuidas üldse leksikograafias on keelemudeleid püütud rakendada. Ja neid artikleid tuleb üha juurde. Aga seda, et neid oleks kasutatud sellise ajaloolise sõnavara puhul, ka mõnes suuremas keeles, seda meie ei leidnud seni. Nüüd samas on raske uskuda, et neid ei ole. Jah, et tõepoolest ma arvan, et nüüdseks ilmselt juba on neid ajaloolise leksikograafia uurijaid, kes sarnaselt meiega on teinud erinevaid katseid. Ma usun küll sellesse. Publitseerimiskiirus on kindlasti üks aspekt, mis seda mõjutab. Jah, ja viimane küsimus palun ja ütlen Tehno, see mikrofoni vajadus põhineb sellele, et meil on ka veebiülekanne, eks ole? Mul tekkis küsimus sellega, et see praegune uurimus oli keskendus sellele, et kuidas on võimalik siis ajalooliste grammatikate sõnastike põhiliselt, jah, ajaloolist sõnastike uurimuses siis keelemudeleid rakendada. Aga kuidas teile tundub, et millised näiteks võiksid olla võimalused ja piirangud sellisel vahetumal ajalooliste tekstide uurimisel, et kas näiteks ajaloolistest tekstidest vahetult tuletades keelelisi muutusi võiks ka olla keelemudeleid rakendada? Mida sa täpsemalt silmas pead? Kas keelelisi muutusi tuvastada selles mõttes, et anname mitu teksti ette ja siis leia sealt lasta tõlkida siis tänapäeva keelde sa mõtled? Suunitlusega, või kas see peaks olema ikkagi valdkond, mis jääb ikkagi otseselt keeleuurija pädevusse praeguse seisuga veel?
See on 2 vastust. Esiteks see meie kokkuvõtte viimane rida nende sõnaridadega, see juba on tee sinnapoole, et sõnastike baasil neid muutusi näha. See, et keelemudel kommenteeriks neid muutusi, on väga lihtne, juba kommenteeribki. Seda, et ta teeks seda tekstide üleselt, et anda talle ette palju tekste ja et ta vaataks sinna sisse ja sealt teeks mingeid üldistusi, seal tuleb sisse küsimus andmemahtudes. Kuidas teha nii, et keelemudel suudaks ära menetleda väga suurt hulka tokeneid. Kindlasti see on tehtav, eks see on väljakutse, aga küllap see tehakse ka ära. Eleri noogutas. Eleri noogutab, jah. No nii, selle hea märgiga lõpetame selle ettekande. Aitäh, osa teist võib ära minna.